Tere jälle teile kõigile, head, lahedad, ägedad, kohale TV jälgijad, vaatajad. Alustame siis jälle värske, uue, põneva, naljaka episoodiga. Tänane episood tuleb natukene teistsugune kui eelnevad episoodid. Milline see täpselt tuleb, kohe saategi teada. Leidsin internetist küsimustiku. Siin on natukene küsimusi, millele ma saaksin vastata. Vaatame siis, millised küsimused siin on. Kas sul on kortsud? Siin on paar tükki. Jaa, on või? Nagu on vist. Kas sa naeratad alati piltidel? Ei, mille jaoks? Kas sa loed oma samme, kui sa kõnnid? Mul on siin kell, siin on sammulugeja peal igapäevaselt, kui meelde tuleb. Kas sa oled metsas pissinud? Teate, kui hea metsas kustab? Muidugi olen. Vaikus, kuule kohin, mitte kedagi ei ole. Kusi ei lõhna ka enam nii halvasti. Kas oled tantsinud isegi siis, kui muusika ei mängi? Ma ei oska tantsida, ei viitsi ka. Mis suuruses su voodi on? Tea, 2 meetrit või? Vist. Mis on sinu selle nädala lemmiklaul? Ma kuulan erinevaid laule, kõike kuulan. Kas sinu arust on okei, kui mehed kannavad roosat? Igaüks ise teab, mis teeb. Kandku, kui tahavad. Mina isiklikult ei kanna. Kas sa vaatad ikka veel multikaid? Jaa, hiljuti vaatasin Põrsaspepat. Väga äge multikas. Mida sa õhtusöögi kõrvale jood? Enamasti õlut, aga kui õlut ei ole, siis kohvi. Mis kastme sisse pistaksid kananagitsad? Tipikaste näiteks. Mis on sinu lemmiksöök? Liha ja kartul või kartul ja kaste? Mis filmis võiksid sa lõpmatuseni vaadata? Esimese asjana tuleb mulle pähe Mr. Bean Holiday näiteks. Väga hea film. Millal viimati kirjutasid sa kellegile kirja paberil? Jõuluvanale, päkapikule, iseendale. Kas sa oskad autol õli vahetada? Arvan ikka, mis seal siis keerulist on. Oled sa kunagi saanud kiiruse ületamise eest trahvi? Ei ole, mul pole autotki. Mis on sinu lemmik võileib? Juustu, vorsti, singi, kurgi, tomati, saia võileib. Millal sa tavaliselt magama lähed? Jaa, 1-2 ööst, vahest 3, vahest 12 aeg, vahest ei magagi. Kas oled laisk? Loomulikult laisk. Kui sa olid laps, siis kelleks sa end Kadri ja Mardi päeval riietusid? Ma ei ole kunagi Kadri ega Marti jooksnud. Kui paljusid keeli sa rääkida oskad? Inglise keelt natukene. Kas sa vaatad seebi oopereid? Lapsena vaatasin, nüüd enam ei ole vaadanud. Mul pole telekat. Kas sa kardad kõrgust? Kardan. Kas sa laulad autos? Kaines peaga ei laula. Täis peaga oskab igaüks laulda, isegi mina. Kas sa laulad duši all? Ei. Vesi läheb suhu. Kas sa tantsid autos? Kui ma 1,10 m oleksin, siis isegi saaks. Kas jõulud on stressirohked? Sõltub, mida sa jõuludag teed, kus sa käid, mis sa sööd, mis tujus sa oled, kuidas sul rahaline seis on. Lemmikkook? Kahtlemata pannkook. Prisma, Selver või Rimi? Rimi. Nike või Adidas? Mul vahet ei ole. Kuum või külm tee? Kuum. Kas tee või kohv? Kindlasti kohv. Mis on sinu lemmikvärv? Mu lemmikvärv on must, sinine ja punane. Kas sa vingud nii kaua, kuni saad oma tahtmise? Mõnikord küll, mitte alati. Kas oled kannatlik? Ei ole. Kas on midagi, mille tegemisest oled kaua unistanud ja miks sa pole seda teinud? Ma olen unistanud telesaate tegemisest. Miks ma ei ole teinud? Ei ole ühendust võetud. Mis on sinu kohutavaim mälestus? See, kui ma lugesin ajalehest, et hinnad tõusevad jälle. Milline on su kõige halvem omadus? See, et mul pole üldse kannatust. Mis sind hirmutab, aga mida sa tahaksid sellest hoolimata järele proovida? Helikopteriga lendamist tahaks proovida. Helikopter on ju läbipaistev, näed ümber ringi. Lennuk on näiteks kinnine. Ei pea vaatama õue, kui sa ei taha. Vaatad lakke, vaatad ajakirja. Kui sa võiksid minna ükskõik kuhu maailmas, kuhu sa läheks ja mida sa seal teeks? Ameerikasse läheks. Eks vaataks linnad üle, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, käiks restoranides söömas, rannas käiks, tutvuks kohaliku elustikuga, eluoluga. Kõige parem kompliment, mis sulle on tehtud? Ma arvan, et see, et sa oled hästi sõbralik ja hästi naljakas ja lahe inimene. Kui sa võiksid enda juures midagi muuta, siis mida sa muudaksid? Ma üritaks kannatlikkust kuidagi kasvatada juurde. Mis sind alati naerma ajab? Näiteks, kui ma vaatan mingit komöödiasarja, filmi, või kui keegi teeb mingit nalja, räägib mingit naljakat asja, siis ikka naeran. Millest sa võiksid rääkida tundide kaupa? Ma arvan, ma räägiksin muusikast, laulmisest, pillimängust, filmimisest, mingitest naljadest, mida iganes. Kas sa peaksid rohkem või vähem trenni tegema? Kindlasti peaksid rohkem trenni tegema. Kumb on halvem? Kas ebaõnnestumine või mitte kunagi üritamine? Mina arvan, et
mitte kunagi üritamine on ikka halvem, sest kui sa ei ürita, siis sa ei saagi teada, kas see õnnestub või mitte. Kas sa tegeled sellega, millesse sa usud või sa lihtsalt teed seda, mida sa oled nõustunud tegema, nii üht kui teist. Enamasti ma teen ikka seda, mida ma tunnen, et ma tahan teha ja mida mulle meeldib teha ja millesse ma muidugi ka usun. Kui sa saaksid kolida mõnda teise riiki, siis millisesse ja miks? Esialgu võib-olla koliks Lätti, ma arvan, või Soome. Soomes saab natuke rohkem plekki ja Lätis on jälle hinnad võib-olla natuke odavamad lähiriikidesse. Mis teeb sinust sinu? Ma ei tea, mina teen endast enda, sinu teeb mina. Kui mitte praegu, siis millal? Homme, ülehomme, kuu aja pärast. Mida ma teeksin, kui ma ei kardaks mitte midagi? Teeks langevarjuhüpet, käiks sukeldumas, kõiki ekstreemsusi teeks, mis üldse maailmas võimalik teha. Mis pakub sulle tõelist rõõmu? Ma arvan, et see, et ma saan tegeleda nende asjadega, mis mulle meeldib ja mis mu tuju tõstavad. Mis on sinu kõige pöörasem mälestus? Nüüd kas kõige pöörasemat sihukest polegi. Aga Weekend festival, mis kunagi oli, kas oli 2017, ma ei eksi, sai seal käia saadet tegemas. Oi, see oli ka väga. Kõik lakku täis, mina olin juua täis, kaamera taga, magasin autos, kaamera ees olin jumala lappes, läppas omadega. Kas sa tunned ennast pigem introverdina või ekstraverdina? Mina ütleksin, et nii ühte kui teist. Sõltub olukorrast kui tujust. Ma arvan, et pigem vahepealne. Mis paneb sind tundma, et sa oled midagi saavutanud? Näiteks see, kui ma olen üle pika aja suutnud uue Kohala TV episoodi valmis vorpida. Mis sa arvad, millal on õige aeg abiellumiseks? Ükskõik millal. Noh, ilus oleks suvel abielluda juunis, juulikuus, kui on hästi kuum, soe päikseline ilm, loodus lokkab. Kui sa oled halvas tujus, kas sa tahad olla üksinda või soovid, et keegi sinu tuju tõstab üksinda? Milline on sinu meelest ideaalne puhkus? Kuldsed liivarannad, helesinine, soe merevesi, palmid, selge taevas, päikesepaiste, kokteil, lamamistool. Kelleks sa väiksena saada tahtsid? Ma mäletan, et vist ma tahtsin saada traktoristiks. Oli seal midagi veel? Ma täpselt ei mäleta. See üks on kindel. Traktoristiks tahtsin saada küll. Mis on 3 asja, mida sa iga inimese puhul kõige rohkem väärtustad? Sõbralikkus, lahkus ja ausus. Mis on see üks tegevus, mida sa pead iga päev tegema peale söömise, joomise ja magamist? Kusema ja sittuma. Millal sa kõige suuremat adrenaliini sööstu tunned kohvi joomise ajal? Kui ikka 3-4 tassi jutti sisse paned, siis on adrekas päris laes. Mida sa sel aastal saavutada tahad? Elame päev korraga, tund korraga, vaatame, mis tuleb, plaane ei ole mõtet teha. Sinu unistuste töökoht. Tegelikult oleks mu unistuste töö olla lendur, lennukipiloot või traktorist. Mida sa pensionipõlvest enim ootad? Seda, et raha tuleks uksest ja aknast. Kas sa tahaksid olla kuulus? Miks mitte? Kui telesse saaks kunagi tööle, reporteriks, teha mingit oma saadet näiteks, möödasaadet, humoorikat midagi. Kas on midagi, mida oled juba ammu unistanud teha? Nagu ma enne mainisin, siis teles töötada saatejuhina, kaameramehena. Monteerida ma ei viitsi. Kes on sinu lemmikbänd või sooloartist? Ma ei tea, lemmikut ma ei oska välja tuua, aga üks bänd, mis mulle väga meeldib, on Metallica. Mida sa teed, kui tunned igavust? Söön, mängin mingit mängu või teen uut saadet. Kuidas sa stressiga toime tuled? Joon 5 liitrit õlut sisse õhtul ja stress on kadunud. Kas sulle meeldib lugeda? Ei meeldi. Millest sa unistad? Loomulikult hunnikust rahast. Mis on sinu lemmiktegevus õues? Korvpalli mängimine, näiteks jalgrattaga sõitmine, vahest jalutamine ka. Milliseid aineid sulle koolis õppida meeldis? Muusikat. Kas sa arvad, et oled loomingulisem või praktilisem? Ma pigem arvan, et loomingulisem. Kui sul on vaba aega, mida siis sulle meeldib teha? Pilli mängida, kitarri, mandoliini, mänge mängida, videoid teha, filmida. Mida arvad tätoveeringutest? Otseselt ma ei arva midagi. Kes tahab, tätoveerib. Miks on sinu arvates alla 21-aastastel täiskasvanutel alkoholi joomine keelatud? Alla 21-aastastel. Siis juba saab juua ju. Siis kui 18 saab inimene, siis ta saab juba osta ju. Kas arvad, et kohv ja kofeiin on ravimid? Ei ole, need on stimulandid. Mida arvad poliitikast? Mitte midagi. Kes on kõige naljakam inimene, keda tead? Kindlasti Mr. Bean. Mis on kõige tähtsam asi, mida ma homme tegema pean? Kindlasti kohvi jooma kohe hommikul ära 3 tassi järjest sisse ja... Mis sulle sinu enda iseloomu juures enim meeldib? Mulle meeldib enda juures kõige rohkem sõbralikult. Kui suur puhtuse armastaja sa oled?
Mingil määral ikka, päris maha ei kuse ega situda. Käin harjaga üle laua peal, lapiga tõmbad laua pealt ja harjaga pühid põranda puhtaks. Kas sulle meeldib lund rookida? Muidugi meeldib. Lund on jube hea rookida, eriti oma ette. Vaikuses roogid, lükkad, tunned, muskel kasvab, higistad, mõtled omi mõtteid ja rahustav tegevus siuke. Kas sa jood kohvi suhkru ja piimaga või suhkruta ja piimata? Alati suhkruga ja piimaga. Ma olen proovinud suhkruta ja piimata tavalist musta kohvi. Rõve. Tökad. Mis on sinu lemmikauto? Ma olen mõelnud, milline oleks niimoodi siuke hea auto. Skoda näiteks äkki. Mulle meeldiks Audi, Volkswagen ka võib-olla. Kes on sinu lemmikloom ja miks? Kass kindlasti on mu lemmikloom. Mul on endal ka kass. Kui ma saaks, ma võtaks kohe 10 või 15 või veel parem 50 kassi korraga. Aga miks mulle siis kassid meeldivad? Nad on armsad, vaiksed, rahulikud. Kas sa oled hommikuinimene või õhtuinimene? Ma olen tegelikult hommikuinimene ja ka õhtuinimene, päevainimene. Otseselt väga vahet ei ole, kas on hommik, päev või on õhtu või on öö. Kas suvi või talv? Loomulikult suvi ja alati ja igavesti suvi. Millal sa videote tegemisega alustasid ja kui kaua sa oled sellega tegelenud? Las ma natuke mõtlen. Kuu oli oktoober, sügisel. Aasta oli siis 2015 ja esimese video tegin oktoobri keskpaigatudes. Praeguseks olen siis videotega tegelenud 10 aastat. Selline oligi siis tänane Kohalatev episood. Saime natukene jälle rääkida erinevatel teemadel, arutada, küsimustele vastata. Nii et kui teil tekib mingi idee, millest mina saaksin järgmises osas rääkida, mida näidata, siis loomulikult saatke mulle see meili peale kohalatv2@gmail.com. Kindlasti ärge unustage tellida tervitus- ja õnnitusvideo. Ega siin muud ei olegi, kui näeme järgmises episoodis.